Tere kallid tennissõbrad, kell on 8.46 ja esmaspäev 14. juuli. Oleme kogunenud Matšpalli stuudiosse, mina saatejuht Gunnar Leheste, minu paremal käel Riho Kallus ja Riho paremal käel Toomas Kuum. Hommikust. Tere hommikust. Me teeme selles mõttes, ma arvan, Eesti podcastinduse ajalugu, et mina pole varem kuulnud, et ükski saarlane jätaks Saaremaale minemata, kui ta see plaanis on. Nii et sa lükkasid edasi meie pärast Saaremaale mineku. Ja see on midagi erilist, see tuleb kuidagi ära märkida küll. Jah, et tavaliselt ikkagi on vabandatud, et no ma ei tea, mul homme on sünnipäev, ma juba tulin varakult kohale ja olen siin interneti otsas. Jah, praegu oleks juba kuskil haugi püüdnud seal. Oleks jah. Ja. Aga me räägime loomulikult tennisest, me räägime Wimbledonist, tervitused ka Jüri Mutikale ja Juhan Kilumetsale, kes väga kenasti Raadio 2 või? Raadio 2 just hommikul kuulasin. Ja. Raadio 2 eetris ka juba võtsid tennise üles, Riho kuulas ja kikitas kõrvu, mida edasi rääkida. Mis nad rääkisid siis? Kuule, mis seal ikka? Eks räägite sellest, kui palju on neid kuulsaid inimesi väljaku kõrval, see on alati huvitav ja siis eks siis uuest tennise ajastust, mille nimi on Sinkarats, mis nüüd käima on hakanud, nii et see on põhiline teema. Aga no räägime meie ka siis Sinkaratsist, et kui French Openil 5 tundi ja 29 minutit madistati ja eile piiruti 3 tunniga, siis mul jäi siuke tunne, et mis ma nüüd ülejäänud õhtuga teen. Teil ei jäänud või? Sul pole hobisid siis, et millega tegeleda, kui vaba aeg on, et täpselt õigel ajal lõppes peaaegu, et poole tunni pärast hakkas jalgpall ja mulle meeldib, et seal said natukene juba vist staaritsisid liigselt, said ketuka Londoni Chelsealt, nii et sa said seda vaadata ja võib-olla naiste jalgpalli isegi. Aga see selleks. Muidugi kindlasti on väljaku katte üks põhjus, miks on natukene mänguaeg, ütleme, ei ole päris sama, sest et kuigi isegi nad mängisid enam-vähem võrdselt iga seti 40 vist kuskil 6 minutit, aga võib kohe julgelt panna juurde, et kui oleks liiva peal samad seisud olnud, siis iga set oleks võib-olla seal 10 minutit rohkem, nii et korruta see 4-ga. Nii et siis oleks võib-olla juba seal peaaegu 4 tundi mängitud, ka korralik aeg. Ja veel arvesta sellega, et tegelikult ei tulnud, mis üldiselt Wimbledonis ikkagi on, et mõni set tuleks ikka nagu kiire lõppmäng ka tavaliselt nagu tuleb, aga seekord oli see huvitav, et see, kes seti kaotas, üle 4 geimi ei võitnud. Et selline ühesugune seis oli ju igas setis. No aga seis ka inimestel, kes võib-olla ei vaadanud. Sinder võitis selle matši 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Mina olen mõelnud täna ja eile ka, et mis oli see üks asi, mille pärast ta selle võitis. Lugesin tennis.comist, seal oli välja toodud, et selge, see oli see teise seti esimese geimi murre. Aga kas te olete sama meelt või on seal midagi muud? No ma ei tea, tegelikult 4. setis olid ka seal tegelikult, kus pikka aega Alcarazil ei olnud ju murdepalle ja seal tal oli ju tegelikult variant, et kus oleks võinud võib-olla mingi pööre tulla võib-olla, aga ma arvan lihtsalt Sinner oli seekord lihtsalt oli parem, oli rohkem valmis, mulle tundub, selleks mänguks. Et Alcaraz päris ikkagi kogu mäng kokkuvõtte ei olnud päris nagu omas selles elemendis. Ja üldse selles mängus minu meelest mängis väga suurt rolli serv ja servitõrje. Ja näiteks servitõrje oli kogu mängu peal vaats ilmselgelt Sinneril parem. Et kui minna niisuguse tennise spetsiifika juurde. Aga ma usun, et seal oli ka mentaalne pool, et Sinner ikkagi kuidagi see masinavärk läks tööle. Et kas äkki siis nina püsti oli Alcarazil pärast 5 matši või? Ei, ma ei usu päris, ei ole sellised ütleme, tüpaažid või inimesed, kellel oleks väga nüüd, kui ma siin enne tein näite ühest teisest alast, kus oli ilmselgelt selline korra õppen jälle tagasi, et kui sa nägid seda ei näinud, ma magasin. No ma ei tea, võib-olla hiljem vaata, kas see Luis Enrique saab mingisuguse hilisema trahvi või midagi, et ma lugesin lõi seal kedagi. Ja. Et see oska kaotada tähendab, aga siin ma ei näe, esiteks nad on omavahel ka ju
väga heas nii-öelda kontaktis ja saavad hästi läbi. See mulle meeldib iseenesest, see sama, mida ülekande ajal rõhutati ka, et kuidas just Federer ja Nadal, Djokovic ikkagi enamus aja on olnud selline natuke nagu eraldiseisev. Noh, ta on küll ise püüdnud, minu meelest just pigem ise püüdnud rohkem nagu kuidagi ka seal olla nii-öelda ansamblis. Võib-olla nüüd lõpus ongi, kui ühel hetkel lõpetab karjääris, nad ongi selline trio, võib öelda, aga siin ma näen ka sellist mõnusat rivaliteeti selles osas, et aga tead, mis statistika ütleb tõrjepunktide kohta? 36% Sinnerile, 31% Alcaratzile. Jaa, aga me räägime, no jah, sa räägid punktidest, aga ma mõtlen just tegelikult just see mängu edenedes see kvaliteet ikkagi, seal korra oli Alcaraz sai nagu justkui masin, ka omalt poolt nagu selle mängu käima, aga tal oli see kõikuvam ikkagi see esitus. Ma ei tea, seal kohati tundus küll, et Sinner ikkagi tegi nii puhtalt punkte, eriti selles viimase 4. setis, et no ikka lõi niimoodi, et Alcaraz isegi ei liikunud palli suunas, mis on nagu üllatav selles mõttes, et ta üritab ikkagi igat palli joosta. Et see niimoodi lööd talle ära, et ta isegi nagu praktiliselt liigu sinna palli suunas, et neid olukordi oli palju. Mina neid statistikat isegi, ma nägin seda statistikat, kui sa vaatad kogu mängu statistikat, suhteliselt võrdne statistika, lahutad, liidad, kuigi seal ikkagi punktide vahe oli, vist üle 10 punkti võitis vist sinna rohkem. Sina mäletad, eks on ju, Riho. Aga ma räägin eelkõige, ma alati jälgin Total points 125, 113. No nii oligi, jah. Et ma vaatan just sellist kvalitatiivset poolt, mida ma visuaalselt tunnetan. Et see näitab nagu ka palju. Ja ma arvan, see statistika võrdsus väga palju baseerub ikkagi see esimene set, võib-olla andis natuke sellise parema pildi sellest, aga esimene servi protsent oli ju seal ju, õnnestumise protsent oli Alcaratzil ju ülimalt madal. Ma teeks seal 53 või? Et see eriti Wimbledonis, kus on servi osakaal veelgi suurem kui mujal katetel, et Tennis.com on välja toonud, et Sinner tuli peaaegu 2 korda rohkem võrku kui Alcaraz, 40 korda kokku ja võitis nendest 30 punkti. Ja ta seal enamus võitis, seal oli väga vähe punkte, kus ta ei võitnud. Et see näitab seda, mitte ainult seda, et nüüd keegi pea ees tormab võrku, vaid et need olukorrad olid sellised, kus ta võis sinna tulla ja muidugi üks põhjus on selles, et Alcaraz seekord stopid ei töödanud. Et ma ei ütle, et nad kõik nüüd ebaõnnestunud kuidagi, aga vahel need olukorrad, kus ta neid lõi, see näitab ka muideks, see näitab ka sellist natuke peataolekut mingites olukordades. Ta pidi midagi proovima. Jaa, see on kõik on õige, aga need ei töödanud. Need ei töödanud ja parem mees seekord võitis. Aga kui te mõtlete, mis punkt ikkagi seda matši defineerima jääb, siis on see ju esimese seti setpall. Jah, ja ega siis ka teise seti setpallid, praktiliselt need esimesed 2 setti olid nagu peegelpildis, et seal oli ju 2 fantastilist punkti, mis Sinner mängis teise seti lõpus täpselt samamoodi nagu Carlos selle esimese seti matšpalli. Ma tuleks natuke veel tagasi korra selle Prantsusmaa lahtiste finaali juurde, kus ma arvan, et see finaal aitas Jannik Sinnerit väga kõvasti eile. Sellepärast, et see, mida ta seal koges, see, mida ta seal õppis, kui seis oli, kui te mäletate, kui seis oli 2-0 Jannikule ja tundus, et ei tulegi võib-olla mängu üldse. Et oli selline tunne tegelikult juba Pariisi finaalis ka, siis kui tekkis jälle see idee, või see tunne, eile ma rääkisin ka ülekande ajal sellest, et Carlos on selline rahvamees, et kui Carlos hakkab korra eile mainisin ka ülekandes, et kui Sinner näitab rusikat, siis ta näitab oma tiimile, aga kui Carlos näitab rusikat, siis ta näitab kõigile 15 000 inimesele ja siis nad tulevad taga kaasa. Ja Pariisis täpselt see juhtus ja kui Pariisis see juhtus, siis üks päris pikk periood oli kas üks 6 game'i või oli niimoodi, et Sinneri mäng kukkus täiesti ära. Sa mäletad, see oli päris pikalt oli see, eks ju? Päris pikalt. Seal tundus isegi, vaata, kui ka 5. set algas, seal oli ka ju 2-0, eks ju. Ja tegelikult sel hetkel tundus, et Alcarazit traktor sõidab üle. Just täpselt. Ja siis oli see küsimus, et kui kiiresti nüüd Jannik nagu tagasi saab ja tal läks seal päris kaua aega. Ja ta ei osanud kuidagi üldse seda publikut endale appi saada, et Carlosel oli rahvas taga, aga Jannikul seda ei olnud. Nüüd
Novak Djokovic'iga mängus juhtus tegelikult praktiliselt täpselt sama situatsioon kolmanda seti alguses. Kui Jannik Sinner 30-0 eduseisul oma pallingu game'i täiesti kinkis Djokovic'ile ja Djokovic läks 3-0 ette, rahvas hakkas meeletult Djokovic'i toetama juba, siis Jannik sai oluliselt kiiremini tagasi. Nagu kohe said mängu tagasi, et ei tekkinud sellist nagu pikka vatis olekut, nagu oli Prantsusmaa lahtistel. Ja ma arvasin, et Wimbledoni finaalis võib samasugune olukord tekkida. Ükskõik mis seisult, me teame, Carlos on võimeline alati tagasi tulema ja ta näidanud seda ju nii paljudes matšides. Aga seda kohta nagu ei tulnudki praktiliselt. Ja Wimbledoni publik oli täiesti, ma ütleks, et 50-50 seekord, et ei tekkinud sellist tunnet, et ühe või teise poolt väga, väga palju. No loomulikult alati kiputakse selle mehe poolt olema, kes on kaotusseisus. Et oleks põnevust rohkem. Aga kui Toomas siin rääkis tehnilise poole pealt, siis ma oleks täpselt sama asja öelnud, et esiteks muruväljakul on Serbia tõrje, üks mees paigutas oma pallingut palju osavamalt, palju paremini, esimeselt pallingult ikka meeletult palju rohkem sai Sinner, et Alcarazil oli vaja ka väga hästi servida selleks, et Sinnerit võita. Aga teine väga oluline nüanss, mida me statistikast kuskilt välja ei võta, on see, et Carlose pallingu tõrje jäi lühikseks. Väga palju jäi pallingu tõrje lühikseks. Ma mõtlesin seda sama asja, ütleme tõrje kvaliteedi osas ka seda poolt. Just. Ja sealt kohe võtab Sinneri initsiatiivi väga tihti. Aga Carlose pallingul läks punkti mängimiseks hästi tihti. Ja kui see pidevalt niimoodi toimub, kogu aeg oled surve ajal oma pallingul ja vastase palling läheb kiiresti, et see võib-olla on see, mis iseloomustas seda eilset finaali kõige rohkem, milles oli see erinevus. Ja, et seda ju protsendid ei ütle. Ja, seda protsendid ei ütle, just. Aga visuaalselt sa näed seda. Seda oli näha. See kvaliteedi vahe. Sa arvad, et publik elas kaasa Carlosele sellepärast, et ta oli taga, aga ma arvan, et lihtsalt tal ongi rohkem fänne. Ja, ta on võib-olla selles mõttes, võib-olla mitte isegi, et tal rohkem fänne oleks, ma arvan, et Jannikul on ka rohkem palju fänne, aga ta on selline väljapoole kuju lihtsalt, ta karakter on selline, et ta oskab loomulikult selle rahva kaasa tõmmata. Jannik peab selle jaoks natuke nagu kunstlikult võib-olla pingutama, Jannik on teistsugune inimene, ta on hästi ratsionaalne, ta on hästi tark, ta on kõik niisugune nii-öelda nagu matemaatika on see on Jannik, aga tema on emotsionaalne, kohati mängib võib-olla üle ja nii edasi, aga see meeldib, rahvale meeldib see, tema tahab show'd, tema tahab natuke efekti ja ta on sellist kuju lihtsalt. Ja kujut ette, kui oleks Alcaraz sportlikud tulemused samad ja ütleme tüpaažselt samasugune kui Sinner. Siis oleks natuke all võib-olla. Ja see tennis ei kütaks nii rahvast üles, aga fakt on see, et Wimbledonis võib-olla ikkagi ei ole nii suurt, ütleme, see on natuke rohkem tasakaalus toetuse pool, publiku poolt, et Prantsusmaal on kohe ilmselge suurem toetus Alcarazile pealt vaata seas. Wimbledonis ta nii selge ei ole. Ütleme, seal on natuke nagu võrdsem. Ma ei oska öelda, kas see sõltub kuidagi brittidest või mitte, et Wimbledon on ka selline koht, ütleme, mängupaikus, võib-olla selline teatav vaosoitus teenib publiku poolt ka teatava respekti. Riho, sa ütlesid selle ülekande lõpus ka, et aga võib-olla nüüd nii pidigi minema. Võib-olla ongi hea, et see rivaliteet ei oleks võib-olla ühepoolne. No ma arvan küll, et selles suhtes Janniku jaoks oli ikkagi natukene õudusunenägu, Carlos, ikka kui sa oled maailma esimene ja kõik on tore ja äge, aga sa oled ikkagi 5 korda kaotanud tähtsad mängud kogu aeg Carlos Alcarazile, siis selge see, et see hakkab sind natuke kummitama juba. Ja veel nii valus kaotus Pariisis ka, aga jällegi, ma selles suhtes miks mulle väga-väga meeldib Jannik on just see, et see mees on võimeline kõigega kohanema, see mees on võimeline kõike muutma, see mees on iga asja paneb kõrva taha, õpib kogu aeg, et Wimbledonis ka, ütleme esimesed ringid, sellest on palju räägitud, et Janniki kõige nõrgem koht, et ta murult liikumine on keeruline ja ta ei ole seda veel nii selgelt omandanud, vaadake finaalis, vaadake poolfinaalis, kuidas Jannik muru peal liigub, libistab vasaku jalaga, libistab parema jalaga, ülikiiresti tuleb löökidest välja, fantastiline, mitte ühtegi halba sõna Janniku liikumise kohta. Ta on võimeline niivõrd kiiresti kohanema ja muutma ja parandama enda oskusi, nii et see on tema puhul üks imetlusväärne oskus. Panen siia lugemissoovituse ka vahele, mis meile otseblogisse ka kirjutasin, et Jannik Sinneri füsioterapeut Marko Panici käis ju eelmise aasta detsembris Tallinnas mingit töötuba andmas
ja andis ka Delfile väikse intervjuu seal Tallinki hotelli lobis. Jah, kui te panite tähele, neid mehi enam ei ole seal Jannik Sinneri pingi peal. Panitsit ei ole või? Ei ole, jah. Ja turniiri algus oli? Ei olnud rohkem enam. Pärast seal väidetavalt ma ei tea, aga seal selline nii-öelda naised saunas räägivad, et seal oli lekkinud see situatsioon, kui Carlos Alcaraz oli peale Roland Garrose finaali 15 minutit nutnud oma peatäie seal riietusruumis ja Panici oli seda juttu lekitanud. Et see nagu oleks pidanud tiimi sisse jääma. Et väidetavalt... Sa räägid Alcaraz, see ikkagi... Ma nüüd leidsin ka selle artikli. Ei, Sinner. Et see väidetavalt sealt lekkis ja sellepärast tekkis mingisugune konfliktsituatsioon, et ma ei tea, ei julge kindlalt väita, aga sellist versiooni ma olen kuulnud. See on selles mõttes huvitav selline üldse kaasajase elu, et ühtepidi kõiki detaile, tavaliselt ju meeldib ju kõike välja juurida ja infoühiskond ja teisipidi jälle ma ei tea, ma arvan, see võis lihtsalt olla tõukeks, et ütleme, Juusis oli seal ikka midagi muud taga, see no tõenäoliselt. Ja ma saan aru, et see võib-olla tundub kellelegi, et näitas välja nõrkust, see on ju inimlik ja võib-olla see ei olnud ainus asi, mis ta välja võib-olla lobises või... Võib-olla mingi selline teema, jah, et see võib-olla ei meeldinud ja on mingi teatav standard või joon, mida hoitakse seal tiimis. Vaata, kui Sinner ja Alcaraz on ka jälle selles mõttes totaalselt erinevad. Eile, kuidas löödi soojaks? Jannik Sinner läks vaikselt oma ette, ainult oma tiimiga, mitte kedagi kuskil taga, toksis soojaks. Alcarazi soojaks löömine oli nagu suur näidismatš. 14 väljak, publikut, rahvast, kõik elasid kaasa, tohutu möll käis. Nad ongi selles mõttes erinevad tüüp inimesed ja Sinnerile järelikult ta tahab hoida sellist teatavat joont. Üks detail veel. Vaata vanemaid. See on ka üks huvitav detail. Mulle väga imponeeris see, kuidas reageerisid. Sul on juba tiitleid, ütleme, kapis olemas, see natuke ka lihtsustab, ütleme, et kujutate, kui mängija, kes on seal, ma ei tea, võib-olla 4-5 finaali mänginud ja kuidagi ei õnnestu, siis võib-olla see tunduks imelik, aga mulle väga sümpatiseerib see Alcarazi boks ja just tema vanemad, kuidas nad reageerivad. Kuidas nad reageerisid Jannik Sinneri võidu peale ja oma poja kaotuse peale. Carlosel on nägu naerul peas, vanematel on nägu naerul peas ja see ongi Carlose minu suur võlu, et temal ei ole tihtipeale ka vahet mängus, kaotab, võidab, kui on hea punkt, tal on ikka nägu naerul. Ma mainisid just vist ülekande ajal ka, et see on nagu ainult, et see on sport ju ja ühtepidi, muidugi, kas nüüd väljend tsirkus vist, mis jooksis ka seal läbi, et kas see nüüd on päris õige, aga parem on selline tsirkus, kui inimene võitleb lõviga, ütleme seal kuskil areenil. Siis kui te Mihheliga juba koju läksite, Go3 jäi ju jooksma veel. Seal näitas, kuidas Carlos kuningliku perega veel pikalt jutustas, aga Sinner ei teinud seda. Sinner suhtles ka kuningliku perega ja andis ka mõlemale lapsele seal veel autogrammiga palle jagas ja ma nägin seda klippi ka. Ei, pull. Aga kuulge, lahendame kõige tähtsama küsimuse ka ära, mis Briti meedias ikkagi. Kas Carlos Alcaraz ja Emma Raducanu on paar või ei ole? Vaata, huvitav on see, et eile ei näidanud Emma Raducanut. Küll aga oli Sviatek. Ja seal ju räägiti ka veel Jack Draperist, et mõtlesin, et mine sa tea, äkki nüüd Jannik Sinner on ka seotud, et äkki on seal... see kolmnurk. Äkki on kolmnurk. Eile ei olnud Emmat igal juhul mängul. Et Emma on ju matemaatikas ju väga osav, et siis arutabki, et millisesse nurka kuhu minna, mis ajal ja ei tea, Emma mäng Sabalenkaga oli ikka naiste turniiri üks tipphetki. Kui mitte parimaid mängu. See oli üks parimaid, ägedamaid õhtusessioone. Oli see matš. Mis näitab ka seda, et saab panna naiste mänge õhtusesse sessioone ka. Kindlasti see intriig on hästi oluline. Sest French Openil vist ei olnud ühtegi naiste mängu õhtuses. Suur aplaava oli igades. Ja sellest räägiti, jah, see ei meeldinud seal paljudele see. Aga kui nüüd korra hüppasime naiste tennisele, siis ikkagi ka Anissimova Sabalenka mäng, ütleme, ja veel mõni mäng, mis ütleme ka jäävad mällu, ütleme sellest turniirist. Et võib-olla tõesti naiste turniiril oli seekord
no ega ka meesteturniiril, kus hakkad laias laastus võtma selliseid meeldijäävaid lahinguid, oli no kindlasti see õnnetu mäng Dimitrovi ja Sinneri, aga vaadake, kui oluline oli see tegelikult. No me ei tea, mis seal oleks edasi saanud selles mängus, kui poleks Dimitrov ennast vigastanud. Aga fakt on, mida ma olen Aloga nõus, kui ta siin eelmises saates ütles, et kui nüüd Dimitrov oleks, kas ta oleks kestnud lõpuni ja me oleks võinud hoopis teistsugust finaali näha ja täiesti võimalik, et siis oleks seda karika enda pea kohale tõstnud hispaanlane, aga läks teisiti aga need on kõik oleksid, et nüüd on mängud mängitud. Jah, ükstask kõik, mis natukene varjutas seda matšisega, see Janniku küünarnuki peale kukkumine selle esimene game, et eks ta ise ütles ka pärast, et veidike oli keeruline servida ja eeskätt lüüa ja natuke palju tuli sealt raami küll eeskäega, aga no ikkagi, kui nagu peaks mõtlema, kumb see nagu tähtsam oli, siis kahtlemata tähtsam oli ikkagi see Dimitrovi ülihea mäng ja fantastiline taktika, kuidas ta ikkagi tegelikult põhimõtteliselt mängis maailma esireket esimese 2 setiga nagu nii üle. Kuigi seal 3. setis juba natuke see mängudünaamika muutus. Et Jannik hakkas sellega kohanema, hakkas natuke aru saama, mismoodi, et need 5 parem matšid, 2-0 on, tegelikult matš on poole peal alles, et ega siis kõike võib seal veel juhtuda, et ei saa kindlasti öelda, et Dimitrov oli lähedal, aga matš võidetud ei olnud veel. Et aga jah, jube kahju oli sellest. Me küsisime endale küsimusi, ehk siis inimesed saadaks meile ja saadeti ka seal tennise sõprade grupis ja paar tükki tuli ka meilile. Üks Michel küsib, mina küsiks mõlemalt saates osalejalt, kas keegi peale nende 2 ehk siis Sinneri ja Alcarazzi lähitulevikus veel mõne slämmi võidab, eeldusel, et kumbki vigastatud pole. Kui jah, siis kes see võiks olla? Micheli pakkumine on, et 2-3 aasta pärast Jakub Mensik või Fonseca. Mina olen alati seda meelt, et loomulikult need nimed võivad olla seal võib veel mõni muu nimigi olla. Võib-olla olemasolevatest, ütleme, no mulle millegipärast meeldib Draper näiteks, aga jah, et kindlasti need on mõni mängi on selline, kes võib lihtsalt sähvatada seal võib-olla ühel slämmil ja siis võib-olla tuleb mingi periood siis veel kord. No nagu omal ajal oli, ütleme, Vavrinka tuli, eks on ju, ja võttis seal paar tiitlit ära. Mari oli kogu aeg seal nagu nii-öelda just kui pildil, aga need slämme ta palju ei võitnud. Et selliseid asju võib kindlasti juhtuda ja ütleme, 2 meest, no ega nad nüüd päris titaanist ka nüüd ei ole, et nüüd arvata, et näiteks järgmised 3-4 aastat, et nüüd möödub täiesti vigastuste vabalt või ma ei tea, mingid muud probleemid, kellel võib-olla Emma Raducanu ajab pea sassi, mida iganes, eks. et neid olukordi kindlasti tekib, aga kui nüüd vaadata just sellist nagu valitsemist, ma isegi ei nimetaks nimesid, me ei tea, praegu võib mõni 18-19 aastane mängija võib ka plahvatada. Selliseid olukordi on ju olnud ka varem. Ma nimesid ei tahaks nimetada, muidugi need 2 nime kindlasti on pildil. Aga selle pingele, mina ütlen, et väga palju on see, et võib-olla isegi me räägime löögi kiirusest ja küsimus on selles, et teised saavutavad ka võib-olla selle kiiruse, aga kas nad suudavad seda 3 seti, 4 seti sellisele tempole vastu pidada ja pluss siis see mentaalne tugi ja arvestame, et nendel 2 on ikkagi nii kõvad tiimid taga. Et seal käib kogu aeg töö, nüanssidega töötatakse ja nüüd mõni noorem, kes tuleb, jah, neil on ka füüsio, treener, aga ikkagi nii suurt tiimi ei ole ja nii edasi. Tead, ausalt öeldes ma isegi mõtlesin ja Johnny Mac ütles hästi, et küsis ka, et kuidas sul oli tiimis, mul ei olnud tiimi. Mul oli tüdruk sõber oli kaasas, ütles, et come on, tuleb ja läksin. Et mõnes mõttes need olid ilusad ajad, kui olekski nii, et ei olekski neid tiime, sest et jälle kipub olema kululimiiti nagu vormel 1. Midagi ei ole teha jällegi. Et, nagu natuke ebavõrdne olukord. Täpselt, et sa pead ju selle 20 tiimiga konkureerima ja altpoolt tulema ja see on niivõrd raske, seal tehakse nii, no ikkagi meeste tennis on nii
professionaalne sport, kui üldse olla saab ja kõik on nii peeneks aetud, et jube raske on alt tulijatel, et sa pead sinna meeletu ressursi panema. Mäletan, Tustit kunagi rääkis mulle seda, kui ta Kaiaga käis, et ma käin Kaiaga kahekesi ja siis ma lähen vaatan, Sabalenkal on seal 20 venda, kes üks teeb teist. Ma pean kõike üksi tegema, ütles, et pole võimalik, mul on nii raske ja siis me peame konkureerima ja ikkagi ta suutis võita Sabalenka. Et see on natuke kurb. See on. Ja ta on läinud nii professionaalseks, nii detailseks ja seda muud elu justkui ei ole, et veel 80-ndatel ikkagi, võib-olla mõne tennisemängija sellist või loed nende elulugusid, siis vaatad, et see vaba aja veetmine, kuidas oli ja eks seal mindi üle piiri võib-olla aeg-ajalt ja selle, et Toni Rots 70. aastal läheb šampuse vanni endal tegema, et finaali jõudmise puhul ja siis finaalis ütleme, ei ole täies nii-öelda vormis ja selliseid asju praegu ei juhtu enam. Need ajad tagasi ei tule ka. Ja teine asi on see, et kui isegi juhtuks, kujuta ette, kui need lekivad, see informatsioon, kui siin lihtsalt lekib see, et keegi nuttis 10 minutit või üks mees üritas ju teha seda, mis sa kirjeldasid, Nick Kyrgios ei tulnud välja. Nick Kyrgios jah, aga Nick Kyrgiosega natuke teine lugu, et ta ei kõrbanud enam kommentaatoriks ka, et ta ei ole mängija enam, tegem mängija. Ma eile korra mainisin ka, sa küsisid neid uusi nimesid, et seda, te ju kindlasti mäletate seda väga julget avaldust, mis Stefanos tegi peale aastalõpu finaalturniiri võitu 5 aastat tagasi, kui ta ütles, et jah, nüüd oleme tulnud meie kolmekesi uus generatsioon, Medvedev, Zverev ja mina. Ja need olid kõik esimese ringi mehed nüüd Wimbledonis, kes kõik esimene ring on välja langenud, et niimoodi mõelda, et mis siis 2-3 aasta pärast võiks olla ja praegu rääkida mingitest nimedest. Ja muidugi sa ütlesid õiged nimed siin, miks mitte, Fritz on väga lähedal olnud, Draperit mainisid sa, Menšik, noored, need Tšehhi poisid, kes mulle väga-väga meeldib veel lisaks sellele Fonsecale on Justin Engel, sakslane, ülinoor, väga andekas poiss ja 17 vist alles, jah. Mine sa tea, mis tennist see mees mängib 3 aasta pärast, et ja neid võib veel, võib-olla sellised nimesid tulla, keda täna üldse me ei oska nimetada, kui 3 aasta perspektiivis rääkida. Aga lähema aasta jooksul on ikka need 2 nime on ikka teistest eest ära ja lähevad vaatad veel rohkem eest ära pigem praegu tundub. Ja kõik need turniirid, kus on jah see mängu, ütleme suure slämi turniirid ja ütleme seal on just ikkagi ma kogu aeg ütlen see 5 parem setid, et see on, et 3 parem sett, seal sa võid 2 setti kuidagi võid veel välja vedada ja neid võib-olla kaotusi või üksikuid kaotusi neil tuleb. Aga ega sa ei suuda ka kogu aeg selle kiirrongi tempos liikuda läbi ka 12 kuud, et ja positiivne märk muidugi, et need mõlemad mehed suutsid nii Prantsusmaa lahtiste finaalini kui ka Wimbledoni finaalini püsida terved. Midagi ei juhtunud mitte kummalgi. Jah, ega sa võtad sinna lihtsalt libises, eks on ju, aga tegelikult mõlemad libises. Konkreetselt seda mängu, jah. Jah, et seal võis ütleme, oleks võinud võib-olla juhtuda ka hullemini midagi, aga see on Wimbledoni spetsiifika. Et ikkagi suht puhta lehega tulid läbi ikkagi. Ja see lisab neile veel enesekindlust. Et ja üldiselt ei ole sellist, Sinner kindlasti ei ole sellised, võib-olla Alcaraz jah, emotsionaalsem tüüp, aga nad ei ole nina püsti. Ikkagi üldiselt ei ole sellised inimesed, et võivad selle tõttu nii-öelda kõrbeda mingiks perioodiks, et me oleme nii kõvad vennad, et mis te siin teised mõtlete, et neil ei ole sellist lähenemist, et seetõttu ärakukkumist tõesti, ma isegi ütleks, et aasta, ma arvan järgmise aasta lõpuni, ütleme, on väga keeruline neid ületada tähtsamatel turniiridel. Kuulge, aga räägime sellest ka, mis juhtus laupäeva õhtul, kui Iga Swiatek võitis Amanda Anisimovat 6-0, 6-0. Esimest korda avatud ajastu jooksul Wimbledoni finaal või kas üldse slammi finaal lõpeb 6-0, 6-0 või? Ei üks Prantsusmaa lahtistel on kindlasti olnud selline 1911 oli Wimbledonis ka. See pand avatud ajastu. Jah, mõned aastad tagasi. Ühesõnaga on see harukordne. No muidugi on harukordne. Ja paneb küsima, mis juhtus. Mis seal absoluutpunktid olid, tulete mulle meelde? Absoluutpunktid. Mis aasta Krahv mängis selle 6-0, 6-0? See oli 8, kas see oli, seal 80 lõpus peaks olema või 90 alguses? Me vaatasime ka, mis selline. Ma ei mäleta. 55-24.
no ja põhimõtteliselt kaks korda rohkem. Ta sai need punktid, tegelikult enamus punktid teine sett, et esimene sett ta sai minust 7 või 8. Ja tänu sellele oli peaaegu tund aega. No. Ei olnud päris seda 30 minutit või 40 minutit. Et muidugi pealt vaatad, kes sinna tulid, noh, kindlasti see valmistab mingi pettumusest. Inimesed ikkagi, draama meeldib inimestele. Aga see ei ole dramaatiline või? No, sa nägid ka ajalugu mingit see on melodramaatiline või kurb natuke. Ma ei nagu ei ole selles mõttes nõus, ma just kuulasin ka siin Kilumetsa kommentaare Raadio 2 ja siis ma mõtlesin ka, et nagu ma ei ole väga nagu nõus seda, et sellega, et nagu, et Amanda Amenissimo oleks nüüd mingi vaimselt tohutu ärakukkumine olnud, et pigem ma nägin seda, et ei lastud lihtsalt mängida Swiateki poolt. Ja, aga ta oli ikkagi emotsionaalne ka. No, loomulikult mingi hetk on. Emotsionaalne on see, et mida ma teen, sul ei ole lahendust, sa ei leia lahendust, kuidas seda mängu mängida, sest et iga ikkagi tuli niivõrd varakult pallidele peale, paigutas neid palle nii raskelt, et Amanda lihtsalt oli seal jalad õhus terve see mäng ja kui jooksed ühest nurgast teise ja ei leia mitte mingit varianti, ei olnud ühtegi sellist isegi võimaluse akent kuskilt, et hakata midagi tegema. Praktiliselt terve mäng läks niimoodi. Teine sett oli, need mõlemad setid olid küll 6-0, 6-0, aga teine sett oli oluliselt tasavägisem. Teises setis nagu natuke ta sai sinna mänguga sisse. Et mängu mõttes ikkagi mõni game oleks võinud olla, et selles eriti teises setis. Aga jällegi, et suures plaanis oleks see matš lõppenud 6-0, 6-2, pilt on enam-vähem sama, eks ju tegelikult, et ikkagi Swiatekilt nagu ka, et samamoodi mõlemad Swiatek olnud maailma esireket, Sinner on maailma esireket, pole kunagi Wimbledoni finaalis mänginud, mõlema puhul on räägitud sellest, et muru peal ei tea, kuidas hakkama saavad, liiguvad ja näed, tulevad mõlemale esimesed tiitlid, et Swiatek tegi ka olulise sammu edasi. Aga tema rääkis huvitavat juttu pressikonverentsil ju selle kohta, et tal ei ole kunagi, ta ütles selle veel välja, vabandas, ütles välja, et tal ei sobi London. Ta ütles, tal ei ole ükski aasta, ta tunneb ennast Londonis halvasti. No, eelmise saate üt ka, et nüüd sobib. Ja nüüd, et see aasta nii tore olla, nii hea olla ja need... ta on sellest mõõnast üle saanud ja mina mängulises plaanis, kui ma nägin tema veerandfinaali esitust, siis ma mäletan, ma ütlesin ka Eesti meistrivõistluste ajal, et mulle tundub, et ta tuleb ja võimalik, et võidab ära selle turniiri. Seal oli kuidagi need mängulised episoodid näitasid, et ta on tagasi ja mingid ilmingud olid ka Prantsusmaa lahtistel juba. Et ta on sellest nii-öelda mõõnast välja tulemas ja praegu ma arvan, ta on jälle enesekindluse leidnud, nii et ei ole siin ka Sabalenkal, ma arvan, edasi lihtne. Ja ma praegu selle Swiateki ja Anissiova taustal just mõtlesin ka Aleksander Zverevi teema, sest Zverev on jälle kirjas ATP 250 turniiril see nädal, tundub, et milleks. Et rääkis ju Amanda kõigepealt sellest ju, kui tal see õnnetus isaga juhtus ja kuidas ta tennisega tegi pika pausi ja ümberringi oli meeletu surve, kõik ütlesid, et sealt tagasi tulek on nii raske ja sa pead ikka kohe kiiresti jätkama aga tunned, et tal on vaja seda pausi ja ta oli kindel, et ta tuleb üks hetk tagasi ja tegelikult Iga Swiatek rääkis samasugust juttu, et Poola meedia ikkagi materdas teda korralikult ja see hetk, kui ta siis nii-öelda nagu augus oli vahepeal, aga kõik on inimesed ja see on normaalne ja tulebki võtta paus ja siit minu arust Aleksander Zverevi puhul võib-olla täpselt sama teema, et mine vahepeal, tee midagi muud ja ole natuke kõrvale, et ta rääkis ka ju väga põhjalikult ja pikalt oma raskest olukorrast seisust, aga kui sa kohe selle jutu peale lähed ainult trenni jõusaali järgmisel turniirile, siis võib-olla peab midagi muutma. Aga kus me nüüd jäime? Naiste finaali. Rääkisime ära. Naiste turniirist tahame veel midagi või räägime ka šampuskorkidest? Ei, mis seal ikka see... Nii palju võin öelda, et Wimbledonis see on kõige rangem turniir. Ma ikka nimest nimetama, ma tean, et ka mõnele Eesti inimesele on öeldud mingite hõigete peale ja on tuldud juurde, et kui te niimoodi jätkate, siis teil tuleb eluaegne keeld siia sellele peaväljaku. Meeste finaali ajal oli seal üks paar hõiget oli matši lõpus 2 servi vahel ja selle peale reageeriti ka päris, et sellist asja teistel Grand Slamidel Ameerikas ei pane üldse tähele seda, aga Wimbledonis on Toomasel on õigus, et seal on päris karmid reeglid, tulebki juurde keegi ja võtab näpust kinni või Wimbledonis burgerit ja siis vahepeal
karjatab ja ega see publik ka erineb ikkagi kõvasti, ega Wimbledonis see ei ole üldse hea või halb, aga Wimbledoni publik on eriline, isegi juba riietumisstiil, et ega sa ikkagi Wimbledoni pead vaatama, et päris sellistes plätudes ikkagi ei lähe sinna. Sa mõtled nagu Sabalenka boyfriend? No selle, Sabalenka ja kahjuks siin me sümpaatiat, antipaatiat ei pea siin stuudios näitama, aga millegi pärast midagi mul seal ei. Meil on erinevalt Go3 eetrist, kus peab olema väga rafineeritud ja objektiivne, on meil kõik lubatud. Ei ole, okei, selle ma ei peatu. Miks ma lihtsalt ütlesin seda, mul lihtsalt tuli meelde see finaal, et vaatasin, et kõik istuvad valged särgid lipsud ees ja siis üks sükene Maika särgis tetoveeritud 1 000 000 kuldketti asja kaelas oli sükene täitsa natuke nagu kuidagi out of box oli, kuidagi üldse ei sobinud sinna seltskonda, aga no praegu on ju tetoveeringud moes ja kuulge, aga meil on üks küsimus ka, mis puudutab mitte publiku karjumist, aga mängijate karjumist. Kuidas te hindate, kas peaks ära keelama mängijate karjumise löögi ajal? Pean silmas Sabalenkat. Publik peab olema vait, aga samal ajal mängijad röögivad ennast unustavalt. Ma võin sulle öelda seda, et üldiselt ma ei ütle, et see on praegu hullem, kui see hakkas pihta kuskil 90-ndatel. Kuskil oli mingi arutelu, et kas piiraks seda? Ja ma tahan öelda alguselt kui 90-ndatel, kui mängijad hakkasid, algas see rohkem nagu naiste turniiridel, siis oli see eriti häiriv, kui keegi enne seda nagu ei olnud, seda ei toimunud, ei juhtunud ja siis ma mäletan, ma kuskil isegi kirjutasin natuke kriitiliselt selle kohta, tegin mingisuguse võrdluse loomariigiga ja kohe, see oli 90-ndad, kui teatud liikumised veel ei olnud alanud, igal juhul tuli kohe üks pikk kuri kiri, ega ma tundsin ennast natuke ebamugavalt, mõtlesin jah, et võib-olla natukene see võrdlus ei olnud hea, aga vahest ju võrdlused ju räägivad lahti selle olukorra paremini. Ma ei tea, mehed ju ka seal ähivad, puhivad. Jah, ta on kuskil momendil ületab nagu piiri, aga kuidas sa seda keelad? Või kus on, mis on see mingi detsibelli hakatakse, et lõpuks on nüüd on kohtunike pole, ma arvan järgmine etapp siis on aparaat, et siis kui läheb teatud detsibellist üle, et siis mis siis on, et punkt on läbi või eks ta võib vastast isegi segada, pealtvaatajad võib häirida, ma ei tea, me oleme vist ikka suhteliselt harjunud, ma enam nagu seda väga ei jälgi, ma ikkagi vaatan pallivahetust. Jah, aga ega ju võta sportlik sooritus, seal on ju teine asi on see, et sa nii-öelda puhid välja või lased õhku välja, see on ju, ma ei tea, tõukad kuuli või viskad oda, samamoodi sa teed selle... Või räägiks tõstjatest või? Või räägiks tõstjatest täpselt, et probleem on siis, kui see hakkab vastast segama ja kui see jääb nagu, ma mäletan... See on põhiline, jah. Ma mäletan see nii-öelda, võib-olla see asi, kus see asi üle piiri hakkas minema. Austraalia lahtistel ma vaatasin... Azarenka Šarapovu mängu, seal läks juba keeruliseks, sest seal praktiliselt vaikuse hetke ei olnud. Eks nad võistlesid oma vahel. Ja seal see ikkagi see ohe läks nii pikaks juba, et vastane jõudis juba lüüa ja siis seal oli nagu keeruline. Aga mis see on ju tegelikult iga paljud spordialad, see on nagu üks osa ju sooritusest ikkagi, et sa teed, ma ütlen ausalt, et ma teen ka mingit häält, kui ma mängin tennist, ega ma ei samamoodi. No siis, kui kaotusseisus oled, jah? Ei, mitte see kaotusseisus, kui sa lööd, siis ikkagi mingisugust häält teed. Kes see Itaalia naismängi oli, kes seal mingis teleshows pidi hääle järgi ära arvama, kas tegu on tennisisti või pornostaariga? Oli siuke mäng oli. Oot, ma ei ole seda vaadanud. See on Itaalia televisioonis. Ja. Nad seal teevad igast trikke, see Berlusconi käis seal tüdrukutega ringi on ju stuudios ja ise oli teil muidugi telekanalite omanik. Arvas ära siis või, nägid või? Kõik vist ei pannud täppi. Kõik ei pannud täppi. Enda tundis ära. Oli seal meestetennist ka või oli ta ainult naistetennist, jah? Väga huvitav. No meestel on rohkem selline natuke metslooma moodi rohkem, jah. Igatahes Wimbledon oli tore ja meeldejääv, aga samal ajal ju mängiti ka tennist ju Kalevi tenniseklubis ja ka seal olid ju väga meeldejäävad mängud. Ma ei tea, millest me alustame, äkki alustame ikkagi sellest, kuhu võib-olla kõige rohkem rahvast tuli kohale, see oli ikkagi poolfinaal Jelisaveta Anikina ja Laura Rahneli vahel, mille siis Rahnel ikkagi 6-4 otsustavas, jah. Et minust oli tore, mul oli suur elevus selle mängu eel ja ma tajusin, et seda oli ka teistel pealtvaatajatel ja sinna reportaaži, mis ma tegin.
ma sellega kirja panin, sest arutelu oli tõesti palju. Minu selja taga vaatas mängu üks Anikina esimestest, mitte treeneritest, vaid klubijuhtidest, kes teadis põnevaid juttu rääkida. Minu kõrval istus härra Arvi, kes on ka Anikinaga natuke lähemalt kokku puutunud, et kõigil on, ja mitte ainult neil, vaid kõigil on oma arvamus Eesti tennises, mis ongi minu arust äge, ja kõigil on oma arvamus ka 13-aastase tütarlapse kohta, mis on ka natukene võib-olla harjumatu. Huvitav, kas oli ka mõni arvamus, sa ei pea ütlema võib-olla detailsemalt, kas oli üldse mõni arvamus, kes oli skeptiline? Ei. Kõik ikkagi on veendunud, et siit tuleb. Ja Alo tegelikult kirjeldas eelmises saates hästi seda, et iseenesest, see on selline vanusegrupp, et sa võid olla ka seal, ma ei tea, Euroopa number 1 ja tegelikult neid mängijaid on veel, seal on see kasvuperiood, kuidas keegi, aga arvestades, et tegelikult Elisaveta on ta alles sai 13, tal on, ma näen, et seal on veel, kuidas öelda seda kasvuruumi, ma ei räägi mängutasemest üldse, ka füüsilises poolest kindlasti on hästi palju ja ta on suhteliselt ikkagi kleenuke. Ja see, kuidas ta liigub, jääb seda natuke kuskil selles mõttes mitte vanuselise aspektist, aga veel endast vanematega mängid, et seal natuke, ütleme, jõulisust, aga see tuleb juurde. Ta kasvab, seal on iga poole aastaga võib olla väga suur areng ja ma arvan ka, et aasta pärast vähemalt me näeme teda ka valikuliselt naiste turniiridel mängimas. Ma sellest praktiliselt ei kahtle. Ja kõige tähtsam on ikkagi see, kuidas keha areneb ja vastu peab. See on number 1, see on ka Eesti spordi ja üldse tippspordi üks põhiteemasid, et sa võid olla kõik, sul võid löögid olla head, sa võid isegi mentaalselt hea olla, aga sul peab keha ka kaasa tulema ja see on väga oluline ja mõnes mõttes, et kohe praegu ei saavutanud võib-olla seda maksimumi, ma ei tea, ütleme võimekus mõttes võib-olla ongi maksimum, ütleme Raul Rahnerit oli võimeline selles mängus võitma, aga finaalis tõenäoliselt ikkagi me nägime ära, kuidas Malõgina, kes on kogu aeg tuuril ikkagi osaleb, et seal on ju ikkagi tasemevahe olemas. Et võib-olla see ei olnudki kõige halvem, aga just mängija enda selline positiivne peale mängu kõik see olek annab väga head lootust ja mina olen ka väga positiivselt meelestatud. Aga see, kuidas publik tuleb kohale sellistele mängudele, see näitab, et ta on juba nimi. Ta on juba nimi Eesti tennises. Kuigi sa ei näe, ma ei tea, Postimees Õhtulehes Delfis suuri persooni lugusid temast, sa ei näe teda kuskil Jumal tänatud, ma just tahtsin öelda, et Jumal tänatud. Ongi tegelikult selles mõttes Jumal tänatud ja ikkagi ta on üliandekas, ülikihvt tüdruk, aga me räägime praegu on laste tennis alles. See ei ole veel nagu päris tennis, tal on väga rasked ajad ees, tal on ikkagi vaja läbi murda sinna ITF-i, see kõik on ees. Aga mis ma tahtsin veel öelda, mis mulle tohutult meeldib ja mida nii harva näeb, me ju teame, et mis tänapäeval on, ma kogu aeg, alati ma küsid mõne noore mängija käest, et näita mulle, kuidas see lööb eeskätt või kas sa seda mängu vaatasid ja tahavad ju seda 5,5 tunnist Roland Garrose finaali, nad tahavad 11 sekundiga TikTokis ära vaadata kõik ju. See on nagu reaalsus tegelikult. Anikina istus tribüüni peal. Ma mäletan, me vaatasime vist segapaaris mängu finaali, me istusime kõrvuti, arutame, räägime, et see lõi niimoodi vollet, aga vaata, kuidas see vollet lööb. Saad aru, inimene on huvitatud, ta tahab teada saada, ta jälgib, ta vaatab ja see on nii suur aruldus tänava noorte tennises. Noored seda, ma tahaks trenni minna, ma ei tea, kes mängivad ja kus, ma pole kunagi vaadanud seda Wimbledoni, ma pole midagi vaadanud, aga õudselt tahaks palli lüüa. See, et see nii on väga suur roll perel ja treeneritel. Ja me teame, kellega ta sparringu partnerina kasutab, et seal on ikka ka juba, võib öelda ikkagi tiim on mingis mõttes juba taga. Keda ta siis kasutab? Ei Ain Suurtal on siis Kristjan Anderson on tihti vähemalt meil seal Kalevis vähemalt mängivad. Kristjan on ju teada, et on tegelikult ka adu või loeb seda tennist ju väga hästi tegelikult. Jälgib palju ja hästi selline rahulik, sümpaatne ära, nii et ja peres on ka ikkagi, ma arvan, see tugi on nii oluline ja see on.
alati võib see mingi läbipõlemine tulla, aga seal on ka see oluline, et ütleme, ema, kes on aktiivselt kogu aeg ka tribüünil alati kohal, on ka väga sportlik, spordilembeline inimene ja selge, kriitika on alati see, ma ei räägi konkreetselt juhust, öeldakse, et oi, et näed, siin lapse vanemad on nii kogu aeg juures ja nagu, et kuskil on, arvatakse, et see on nagu liigne selline kaasa olemine, et kas ei ole kuskil üle forseeritud, aga esiteks on inimlik ja samas sellises vanuses loomulikult seal see doseerimise moment on hästi oluline, kui palju tuleb survet nagu ka pere seest või tuleb, me ei tea kõiki nüansse, aga sa ei saa olla ju kõrval. Tegelikult ma arvan niimoodi, et selle pereelu, seal on veel ju, poiss on ka ju veel tubli, et ega seal võitis ju Dennis Europe turniiri samal ajal. Tegelikult, ja mõnes mõttes see vanker liigub. Ja praegu mina ei näe, et see vanker kuskile võiks nii-öelda kraavi kukkuda. Sest me oleme igasuguseid asju oleme näinud nii Eesti tennises ka maailmas, kus on just ju pere on ju tegelikult tuksi keeranud kogu arengu siin, alates Tokitšelist ja see naismängija, kus oli seal muidugi vägivaldne teema, aga ka Eesti tennises ma tean seal 80-ndatel, kus oli näha sellist nagu emotsionaalset vägivalda lausa ja mõni mängija, kes võib-olla loeti andekaks, aga siis ta jälle kuskil vajus ära sellepärast, et need olukorrad on väga erinevad. Aga muidugi naiste turniiri kohta veel üks asi, et tegelikult kõige tasavägisem mängija, võib-olla selline, iseenesest seal ei olnud küll 3 setti, oli hea lahingu andis Valeria Korlatš Elena Malõginale. Kui mul tuleb paralleel, kui te räägite sellest, et Anikina käib vaatamas ka teiste mänge, oli ka naiste üksikmängu finaalis kohal koos emaga, siis kes on teine mängija, keda näete igal mängul? Valeria Korlatš. Jaa, täpselt samamoodi. Muistes nad teevad ju, ta on ju ka Valeriat, ütleme, on hästi palju ka sparringpartner Eesti tennis. Tema on ka selles mõttes hästi kirglik ja väljaku peal alati jätab endalt 100%, et Valeria on alati selline olnud, et tema ja me teame, ta on ju noor ema juba, ta vahepeal oli ju eemal, aga ikkagi ta nagu mängib fantastiliselt hästi, et teda on alati nauding vaadata. Tegelikult ma peaks ütlema, et naiste paarismäng, mis ütleme nii, et Gretelt ja Lauralt see kindlasti parim mäng ei olnud, aga jällegi seal mina ütleks, et selles finaalis parim mängija oli Valeria tegelikult. Lõpus natuke kukkus ära. Lõpus kukkus ära, aga tegelikult jällegi, tema vedas seda mängu seal põhimõtteliselt väga palju. Ja võib-olla seal oligi see, et ta tunnetas, et ta nagu peab seda ütleme... võib-olla natukene oleks olnud sealt vaja paremat paarilist talle ka kõrval, et võib-olla Ila jäi natukene jäi nõrgaks. Me ei tea, ma ta samas mina ei võtaks Elisabeth Ila niisugust rolli nagu vähemaks, tal on võib-olla võrgumäng ei ole nii, ütleme see löök ei ole nii, oleks seal teravam, ütleme nii nagu Korlatš on seal kohe võrgus, tegelikult Elisabeth hoidis tagajoont hoidis ilusti, väga hästi ja seal, kuidas ta mööda mängis, mitu korda püüdis nii-öelda Grete või Laura üritasid lõikesse minna, siis ta tegelikult nägi, et ma vastupidi, mind üllataski see, et kui vaatasin nagu tehnilist poolt, just seda lendpall on ju nii oluline paaris mängus, et võib-olla Elisabethel on see element ei ole kõige kindlam. Ja võib-olla seekord vaatasin, et servi võib-olla see kiirus ei olnud ka kõige suurem, siis seda tagajoonelt hoidis hästi, et nad niimoodi, ja tegelikult ega neil ei olnud ka võit kaugelt. Aga lähedal oli, nad olid 4-1. Kull ja Rahnel võitsid siis 3 setis. Ja kõik paaris mängud muuseas olid 3 setti. Pull. Aga räägime Laurast ka, tema turniirist, et esimest korda ikkagi naisüksikmängu finaalis, mängis ennast pildile, mina tegin temaga esimest korda elus intervjuu, väga selline ütleb otse välja emotsiooni pealt, mida spordiajakirjanikud alati tahavad näha. Et meile ei meeldi, et kui sa paned oma kassettmagnetofoni käima ja sealt tuleb see sama, mis iga kord. Jaa, ta on hästi selline otsekohene. Ta on väga otsekohene ja Laural on ka sellist väga head võistleja tuhhi on ka kõva võitleja hingega on. Aga üks element. Serv. Sellega on ikka nii häda. Ma ütlen ausalt, kui see pool oleks kas või 50%, ütleme, ta teeks poole vähem topelt vigu,
kõik on nagu justkui okei. Tal on huvitav, et tal see nagu kukub ära lihtsalt aega, ta vahepeal võib väga korralikult servida, siis kukub ära. Seal on ka see, et see ei ole lihtsalt, ütleme, et sa lööd seal 10-20 sentimeetrit viga, vaid see pall läheb siin täiesti lendavast võrgunigi, noh, see on see tabamise teema. Et no see tuleks korda saada, see pool. Võib-olla on, me ei näe ju neid mänge, kui väljapool siin Eestit mängib, et võib-olla on ka neid mänge, kus peakski tegelikult statistikat huvi pärast, kui on võimalik vaadata, et kas see nüüd on nagu pidev või on see mingi teatud pingelistes mängudes, kui see pool saaks korda, et oleks tulemused kindlasti oluliselt parem. Laura muuseas ju läheb Michigani ülikooli. Michigan State University, sama ülikool, kus käisid vennad Siimerid. Ja ma arvan, seal hakatakse tööd tegema. Väga tugev ülikool tennise mõttes, kas nad on seal kuskil kolmandad või nad on ikka väga kõrged? Ja, ei no see samatid Siimerid. See on just... ülikooli mõtle. Ja, no see on, ütleme niimoodi, reaalteaduste poole pealt siis eelkõige on maailma ikka täielik tipp, noh. Jah, aga seal on tennis ka väga tugev, nii et... Ma usun, et äkki seal siis võib-olla see suudate, noh, et see, noh, mõni võib-olla solvu ütleb, et mis me selle peale nii palju tähelepanu osutame, aga tegelikult see on, noh, see jääb silma, see on kõik ju räägivad. Ja üha rohkem, Ameerika ülikooli tennisesüsteem on nii palju muutunud viimasel ajal, alates sellest, et makstakse mängijatele stardirahasid, makstakse stippi, et saaks võistlustel käia, nüüd on juba lubatud ka võistelda aunarahasid võtta, sa võid võtta pausi ülikoolist minna tuurile, et kõik võimalused on väga palju praegu, me näeme, Ameerika ülikoolist tuleb üha rohkem ja rohkem. Jumal tänatud. Et see on ikkagi fantastiliselt hea võimalus meil mängijatel ikkagi olla sellises keskkonnas ja mis kõik räägivad, mida rääkis Oliver Ojakäär ja no mis meie suur nõrkus ikkagi, ma pean ütlema, Eestis suur nõrkus on ikkagi spordimeditsiin ja füsioteraapia ja niisugused teenused, mida nagu igaüks ise peab otsima tikutulega. Seal on sul kõik see olemas. No USA ülikoolis on ka distsipliin väga, isegi kohati võib tunduda, et nagu liiga range, et ütleme, seal nalja ei tehta tähendab. Aga naiste finaalist ka Jelena Malõgina väga võimalust Laurale ei andnud, 6-2, 6-4. Mis seal oli? See statistika, mida ma nägin, oli seal 16 topeltviga, aga see selleks. Jah, seal oli jälle ei läinud mänguks, et Laura kuidagi ei saanud sealt. Tegelikult Laura mängis minust Anikinaga väga ilusa mängu. See oli huvitav, aga see finaal siis ta oli... võitles ka mentaalse poolega. Aga seal kuidagi ei olnud enam sellist Laurat väljakul, nagu oli poolfinaalis. Aga jällegi, kui nagu mõelda nagu nüüd enne Eesti meistrivõistlusi ja pärast Eesti meistrivõistlusi, siis igati loogilised meistrid ja kõik läks täpselt nii, nagu me arvasime, et me ei ole meeste omast veel rääkinud. Me jõuame sinna. Jõuame sinna, jah. Jelena Malõgina on siis nüüd 4 kohvimasinat. Nii nagu Kristjan Tammel. Mängib muuseas VTA turniiri kvalifikatsiooni. Jaa, aga lajal kaotas täna. Oi. ATP 921-le Magadan ja 3-6-2-6 tund ja 25 minutit. Juhtub. No tennis on, no ütleme okei, see ei ole küll eriti hea uudis, aga tennises on, ma ei räägi nüüd maailma siin päris võib-olla esiotsast, aga tennis on ja seal on, tennis on selline ala, et kus sa võid komistada nii-öelda paberit järgi endast oluliselt nõrgemale võib-olla mängile, aga konkreetselt mängu ei näinud, ei tea, mis seal põhjus on. Tennis on ka see ala, et sa kunagi ei tea, kus need kukkumised ja augud sind järgmine hetk tõsta võivad, et võib-olla kui sa oled madalseisus sellest hetkest õpid väga palju, oled seal võib-olla kannatad mingid hetked, aga järgmine hetk on edukas tänu sellele, et sa olid selles momendis, et ega Margil see Wimbledoni turniir oli ka ju ebaõnnestumine ikkagi tema jaoks kindlasti, et aga samas jällegi just vahetult enne Wimbledoni eluturniir Hertogenboschis, no nii ongi. Kuulge, aga ma ei tea, kas te märkasite, aga Priit Pullerits kirjutas ka tennisest. Ma ei tea, kas elus esimest korda, aga teravalt. Talle meeldib teravalt kirjutada. Ja ta teisiti ei oskagi. Aga ta küsis, et kas Eesti meister peaks andma teleintervjuu ja võiduintervjuu inglise keeles. Ja sama küsimus tuli meil ka, mitte küll Priidu poolt, vaid ühe naisterahva poolt tuli ka postkasti. Teie arvamus? Ma tean, see on teema, mis Eesti tennises kõva häälega ei räägita.
aga see on olemas. Ma ei tea, mina niimoodi viimasel ajal pole seda, pigem siis, kui ta nüüd hakkas nagu pildile rohkem mängijana tulema, ma lõgin siis nagu nii-öelda siseringis või võib-olla see teema oli mingil määral üleval. Praegu ma ei ole nagu, ütlen, võib-olla ma ei suhtle nende inimestega, ma ei ole seda teemat üldse kuulnud ja see, kellel on selline kohe arvamus, et ta ei võta omaks, võib-olla ma lõõgin, et näiteks siis ta tõenäoliselt ei võtagi teda omaks, võib-olla tõesti, kui ta nüüd annaks intervjuu eesti keeles, siis see arvamus võib-olla kellelgi muutub. Mäletan, et järgmisel aastal. Ma kuulsin, mis aastal see VTA turniir Eestis oli? 21 või? 2022. Siis ta ütles Anu Säärit selle ka, et järgmisel aastal. No nüüd ütles jälle järgmine aasta võib-olla. ma ei tea. No. Kui sa võtad üldse maailma sporti, eks, laiemas laastus, et loomulikult inglise keel on selline rahvusvaheline keel, et siis on nagu selge, et mingil tasemel Alcaraz Kalgul ju ei rääkinud ju praktiliselt üldse. Et see on nagu üks lihtne siuke õlekõrs. Et on ju paljude riikide, eriti korvpall on muidugi selles mõttes, jalgpall ehk vähem, aga korvpallis ju vaata, mis riikide eest, mis mehed mängivad, eks on ju. Kas seda öelda, et Gruusia koondisest, kes korvpallurid räägivad Gruusia keelt või? Ei räägi. Aga okei, nad on nagu mingis mõttes sisse ostetud. Ma lõõginal ikkagi öelda seda, et tal puudub üldse mingi sidusus Eestiga, see on ju vale. Et siin oleks nagu ülekohtune öelda, et miks ta mängib Eesti lipud, täitsa loogiline, ma arvan. Ja siin ta saab ikkagi mängida. Eriti veel praegustes oludes. Mina ei oleks nii kriitiline selles osas, aga see on nagu üks küsimus, et kogu aeg on, ma räägin üldises plaanis nüüd, et ikka on vaja kuskilt mingit intriigi tirida välja. Ma ei ütle, et see teema täiesti tuleb maha võtta, aga mängija peab olema eeskujuks. Et just tegelikult, kui me räägime integratsiooni kontekstis laias laastus, on see oluline. Kui nüüd ma võtan personaalselt inimest, siis ma vaatan nagu rahulikumalt selle asja peale. Ta on väga intelligentne, sümpaatne tüdruk, mulle ta väga meeldib selles mõttes, ma alati taga väga soojalt suhtled, ta mõistab eesti keelt ja räägib ka tegelikult minimaalselt, aga räägib. Ma arvan, eks seal tekib alati see, kui sa annad avalikku intervjuud, siis sa ikkagi kardad, et äkki eksid ja ütled valesti. Mulle muidugi väga meeldis, kuidas Danil andis intervjuud ka paar aastat tagasi, kui ta andis esimest korda. Klinka, aga see oli äge, see oli väga kihvt, et ma olen selle mõttes nõus loomulikult, et isegi kui sa ütled mõne lause, see on nagu soe tunne ja see on nagu tore, kui sportlane seda ikkagi teeb, et ma saan aru, et seal võib tekkida ka tõesti see kramp, et ma ei julge nagu pressile nagu sellepärast, et äkki ma ei... Ja Elisavetaga ma rääkisin ka eesti keeles. Ei, see kindlasti, et jah, ma olen nagu selles mõttes nõus, jah, muidugi, loomulikult, mulle õudselt meeldib, vaatad tuuril ka ikkagi, maailma parimad tennisemängijad on Pariisis, ütlevad paar sõna prantsuse keeles, on kuskil Saksamaal, ütlevad midagi saksa keeles, see on hästi sümpaatne. Isegi kui see ei ole selle riigi mängija, aga see ikkagi natukene midagi tonksad. See väga palju sõltub suhtluskeskkonnast, et ütleme, ka treener võib-olla või abijõud ja kodus ikkagi, kui sul on 90% näiteks, sa räägid vene keeles või siis inglise keeles, ja siis sul ei ole seda praktikat ikkagi keele puhul, kõik ei ole ju nii andekad, kõik mõtled, et kõigile jääb see keele õppimine on nagu lihtne, see on väga individuaalne. Et lihtsalt võib-olla see keskkond on ka selline, mis ei soodusta lihtsalt seda. Mis me siis nüüd paneme jõuga siis, et jah, et treenerid ja kõik peavad tal olema, kes räägivad eesti keelt või mida iganes. Ei, ma pulleritsu selles mõttes kaitsen, tõstatada võib igasugust teema. Ma ütlengi, et ja kõigil võib olla selle kohta oma arvamus. Ja ma arvan, pigem isegi võib-olla pullerits mõtles ka tegelikult tuues selle nagu juhtumina välja. Ma eeldan, et ta võttis just selle laiema konteksti. Ja siin ma olen nõus, igal juhul. Aga kõige tähtsam on see, et me sportlast nagu ei pingestaks üle liia sellest, et see ei mõjuks talle nagu kuidagi, et tunneks ennast kuidagi ebakindlalt. Aga minule meenus automaatselt seda artiklit lugedes üks seik ühest Otepää maailmakarika etapist suusatamises. Ma ei mäletan, mis aasta see oli, ma olin siuke õpipoisi rollis veel seal Veiko Visnapuu kõrval, käisin ka arvamusi võtmas ja muuhulgas pidin siis ootama Tatjana Mannimat seal koos teiste noore ajakirjanikega. Ja siis tuleb pullerit selja tagant
ja teeb mannima ka meie kõigi juuresolekul vene keeles, sest ta teab, et me ei tonka vene keelt. Et noh, ma tooks selle paralleeli ka, et ärme siis ise küsi ka vene keeles, küsime siis ka eesti keeles, palun. No ja, et siin sa viitad umbes, et teatav nagu manipulatsioon nagu justkui jah, et võib olla, et... Ei, see oli selge, see noortele ärapanemine. Ja. Aga see selleks, meeste finaal Kristjan Tamm ja Sten Hiiesalu 6-4, 6-2, 6-3, et ootuspärane. Jah, aga oli häid momente, aga kontrollis muidugi mängu Kristjan. Ta seal, kus vaja, võib-olla oli rohkem kaitses ja kogemust on ka piisavalt, aga oli seal selliseid teatavaid momente, mis näitasid noore mängija Sten Hiiesalu sellist, ütleme, potentsiaali tegelikult. Tal on see olemas. Et veel paremini mängida ja ikka see stabiilsuse küsimus ka ja kuskil mingitel momentidel natuke taktikaliselt mõned lahendused olid küsitavad, aga ma ei tea, palju mõjutas ka see, et seda mängu just, et aga Kristjanil ka, ütleme, serv tegelikult oli see üks asi, kui oli vaja, siis ikkagi serviga tegi väga palju ära, et oli platsil ju tegelikult pehme. Et üldse see päev mängiti ära kõik need mängud, et ju oli ka seal oht, et võib-olla venib turniir laupäeva peale, aga saadi kord, et natuke pehme väljak. Ma ei tea, kuidas sulle, Riho? Vaata, see on, kuidas keegi jälgib, kui palju tennist jälgida, mis mulle tundus kohe koha peal, kui sa vaatasid, siis ikkagi tajud selle ära, kuidas sa paned isegi silmad kinni ja kuuled, kuidas see pall on, kui sa reketi pealt lööd, et ikkagi Kristjani reketi pealt see pall tuleb teistsuguse häälega ja on kiiruse vahe on. No sa kuuled, et tal on ikkagi, ja see ongi see, mis annab sulle selle kindluse, et ma tegelikult ikkagi kontrollin, et ta ikkagi kontrollis seda mängu. Ja, et vahepeal võid natukene rohkem ootel, siis jälle surud. See on täpselt ikkagi see sama, nagu me rääksime ka Malõgina puhul, et kui sa oled seal, kui sa oled nagu ikkagi tuuril mängid tennist, et see annab sulle meeletu enesekindluse, meeletu pagasi ja Kristjani puhul ka tundsid ikkagi, et ta ikkagi kontrollis seda palli natuke teiste kiirustega kui Sten. Aga tema osalemine oli väga oluline nüanss. Absoluutselt, muidugi. Sest kui nüüd võtame Kristjan Tamme turniirilt nii-öelda välja nimekirjast, oleks ikkagi, ma ütleksin nii, et natuke nagu nutune oleks. Kas te teate, kus oli Markus Mölder? Miks tema ei osalenud? Katki, Markus käis vaatamas. Ta oli vahepeal oli küsimus, et võib-olla osaleb vist. Ja Markus ja Oliver oli ka Eestis ja Oliver läks tagasi Ameerikasse. Oliveriga ma suhtusin Oliver ka igastatud jälle. Nii et nagu õnnetus otsa ja Kristjaniga ju sama lugu. Kristjan isaga pikalt rääkis ta rääkis kõik need lood ära, kuidas üks asi lõpeb, järgmine algab, võt, see, mis me räägime, et... Seda me rääksime juba aga see... kõik mängijad, et see on huvitav. Ojakäär Mölder ju põhimõtteliselt nagu tandemina liikus Tartust, et ma ei taha nüüd viidata midagi, kas see on juhus siis? Kliima. Tartu kliima. Ma ei tea, see on nagu huvitav. Kõrgmäestik seal võib-olla. Kuigi mina tean, et seal on ju ka keegi füsio on ju... seal on füsio tõsist ette võtud. Jah, et see ongi nagu huvitav. Et ei saa ju kõik või nii suur osa mängijaid olla kõik nii-öelda kuidagi sünnipäraselt kohe, et nad lähevad nagu katki. See tundub ju nagu ebaloogiline, aga päris palju on seda probleemi ja mille me viitasime siin mitmes saates, et see on probleem Eesti spordis üldiselt ja tennises ka ikkagi. Ennetus meditsiini osas just, et asju tehakse õigel ajal juba kohe reageeritakse, kui mingisugune, mis iganes väike märk juba on, et neid asju peab hoidma oluliselt rohkem ikkagi kättpulsil, kui me teeme. Me tagant järgi oleme kogu aeg tegutsema, et see on nagu... Sest paljud asjad, olukorrad ei ole ju selles mõttes uudsed, kui me räägime kogu maailma kogemuse järgi. Saab ju nii-öelda seda kogemust kuidagi, kuidas seda kogemust ära kasutada, mis on Euroopas ja teistes riikides, et kas mingi teadmisi on vähe või lihtsalt, eks ressurss on kindlasti üks küsimus ka. Kiirelt paar küsimust ka ja siis ma pean minema koosolekule. See sama, kes küsis mängijate karjumise kohta, teeb ettepaneku teha augustis noortest saade, kui toimuvad noorte meistrikad. Ja absoluutselt me võtame sellest kinni, on ju? Muidugi. Ja üks küsimus oli veel seal ka selles tennise, selles sõprade, selles dopingust me täna ei räägi, ma arvan. Meil on erisaade dopingust tehtud. Kuulake seda, Kristjan Port rääkis väga
hästi selge. Ja eelviimases tennise ajakirjas on ka Ants kirjutanud suure loo, kas dopingust tennises on tolku või ei ole. Jah. Et teeme siin nii-öelda viited nendele allikatele ja ma arvan, et tore saade oli jälle. Saime rääkida asjadest ja vist ei jäänud õhku ühtegi mõtet või jäi või? Rihol, kihvatab või? Ei kihvata praegu. Ei, praegu ei ole, eks selline hommikune varane tund ja suhteliselt pingeline periood oli praegu ikkagi pikalt, et palju võistlused, et samal ajal ju mängisid ka seeniorid ja jah, suhteliselt tühjaks oleme pigistatud kõik siin. Aga ma ei tea, sport ei puhka, algab ralli, algab discgolf, mis meil kõik veel on, golf, päris golf ka, meie oma Teder mängib The Openit, et on mida jälgida ja ei, põnev nädal tuleb kindlasti. Mis Saaremaal tegema hakates? Rohima? Jaa, rohima, just. Aga head rohimist siis sulle, Riho ja Toomas, sulle ka tänu tulemast. Aitäh. Ja ilusat päeva jätku ja ilusat nädalat ja kohtume siis, kui meil on uued teemad, uued külalised, uued värsked mõtted.